Tere, head sõbrad! Ma ei tea, kui paljud teist on kursis, aga viimase aasta jooksul tegelesid päris paljud seminari õppejõud, aga ka mina ja seminari meeskond sellega, et anda välja usuteadusliku ajakirja erinumber pealkirjaga Vabakoguduslik identiteet ja kogudused ühiskonnas. Nagu te näete, see pikk protsess on lõppenud ja see number on praegu minul käes ning kui tohib, ma teen siis väikese tutvustuse meie ajakirjale. Igatahes ajakirja väljaandmise aeg langes kokku koroonakriisiga ning teadaolevalt see oli aasta, mil paljud kogudused inimesed hakkasid mõtlema, et okei, kui me ei saa enam niimoodi iga pühapäev kirikus käia, kirikus kokku saada, siis mis on meie roll? Kes me ise oleme ja mida me saame anda inimestele, kogukonnale, kes meid ümbritseb. Ning suures plaanis, ehkki me tegelikult võib-olla ei osanud ette arvata, et sellised küsimused väga teravalt esile kerkinud, suures plaanis mulle näib, et ajakirja artiklid tegelevadki nende küsimustega, kes me oleme ja kuidas me saame ühiskonda panustada. Ning võib-olla vaatame korraks siit ükshaaval need artiklid läbi, ma paari sõnaga tutvustaksin, millest nad kirjutavad. Alguses ongi pigem sellised identiteedi teemad, et näiteks meil on siin Toivo Pilli artikkel ülevalt Anti Märku jutlustaja Ilse Katvel, kus ta kirjutabki Ilse Katveli elust, tema sellisest vaimsusest, tema õpetusest ja pakub mingisuguseid uusi väljavaateid meie vabakoguduslikus traditsioonis, millele me saame toetuda ja millele tagasi vaadates me saame võib-olla paremini mõtestada, et kes me ise oleme. Siis järgmine artikkel siin ajakirjas on Tõnu Lehtsaare ja Tea Ausini, mis on religioonipsühholoogia. Ja selles artiklis nad võtavad võib-olla kõige üldisemad, et religioonipsühholoogia on distsipliin, mis uurib inimeste religioosset kogemust, eks ole, ja siis nad vaatlevad mingisugused põhilised meetodid, põhilisi voole, kuidas seda teha. Ehk siis kõige üldimeses plaanis, kui me ennast vaatame, eks ole, me küsime, mis asi on meie religioosne kogemus, eks ole, kuidas me sellele läheneme. Ja nemad annavad võib-olla mõningaid väljavaateid ka sel teemal. Siis edasi on meil Johanna Rosenvaldi, Karl Pajusalu ja taas Toivo Pilli artikkel Kogudus ja kogukond, lingvistilised, teoloogilised ja sotsioloogilised seosed, kus nad siis vaatavad kogudus ja kogukonna mõistet, kuidas seda on mõistetud ajalooliselt, kuidas seda on mõistetud teoloogiliselt ja kuidas seda mõistavad praegu ka inimesed, kes konkreetselt meie kogudustes käivad ja teenivad. Nüüd võib-olla kõige selline päevakajalisem artikkel on siis Meegol ja Jakobil ja seal need kaks teemat, identiteet ning ühiskonnaga suhestumine ühinevad päris tugevalt minu arust ja selle artikli pealkiri on koroonakriisi eelse ja järgse vabakogudusliku elu arengu kohtadest Eestis. Nad vaatavad seal läbi päris palju erinevat kirjandust, vaatavad, kuidas on erinevad kogudused, erinevad teoloogid reageerinud siis sellele koroonakriisile, millised meetodeid on hakatud kasutama, kuidas Eestis need protsessid kulgesid, mis probleemid esile kerkisid ja millised arenguvõimalused, millistest nii-öelda väljakutsetest kogudused siis kinni haarasid. Väga huvitav lugemine ja ka praktilises mõttes, et ilmselt kuna nähtavasti 3. laine on tulemas ja võib-olla isegi 4, ärme ole liiga pessimistlikud, aga võib-olla tasub seda artiklit lugeda. Nii, siis mis meil siin edasi? Meil on veel Helle Lihti artikkel looduse sakramentaalsest tähendusest ning samamoodi Helle vaatab sisse ütleme sellises teoloogia ajalukku, vaatab, kuidas on loodesega suhestutud, kuidas on seda mõtestatud siin eriti just 20. sajandi teoloogias ja millised on meie väljavaated, mida me saame teha selleks, et paremini mõista neid kliimaprobleeme, mis meie ümber aset leiavad ja kristlastena just ka tegutseda selles maailmas nende probleemide lahendamiseks ja tegutseda mõtestatult nii, et see oleks kooskõlas meie usu ja identiteediga. Edasi on jälle sellised praktilisemad artiklid, võib-olla selles mõttes nad käsitlevad taas ühiskondlikke probleeme, kus ka kristlastel on palju teha. Üks on
Nigel Wrighti Kirikud ja ühiskondlik kord, baptistlik vaatenurk ja tema on üks Briti teoloog, kes nüüd on ka meie külalisprofessor ning Euroopa Baptisti Föderatsiooni siis peasekretäri Anthony Becki artikkel Usuvabadus kõigile, baptismi and ja vastutus. Artiklid on tegelikult päris sarnased selles mõttes, et nad mõlemad vaatavad sisse baptismi ajalukku ja käsitlevad baptistlikku liikumist just selle liikumisel, mis on ajalooliselt seisnud kõigile laieneva usuvabaduse eest, ehk siis mitte ainult meie mõttekaaslastele, vaid ka teistele religioonidele, teistele konfessioonidele. Laienev usuvabadus on asi, mille eest baptistid on ajalooliselt seisnud. Anthony Beck ja Nigel Wright tuletavad meile neid juuri meelde ja vaatavad ka võib-olla mõningaid kaasaegseid juhtumid, kus baptistid on panustanud usuvabaduse eest seismisesse. Ning lõpuks taas usuvabaduse teema. See ei ole enam teadusartikkel, aga see on väga põneva paneeldiskussiooni transkriptsioon, peaks siis ütlema, eks ole. Meegor Emmel korraldas seda, usuvabaduse arengukohad koroonapandeemia kriisi aegadel. Siin osalesid sellised inimesed nagu Merilin Kiviorg, Helle Liht, Paul Teesalu, Urmas Viilma ja nad rääkisidki sellest, et milline on siis usuvabaduse olukord Eestis, kuidas koroonakriis on seda puudutanud ja vaadelnud just selle asja praktilist külge, kui on inglased tegid siis ajaloolist külge ja Meego tegi vestlusringi, kus räägitakse praegusest olukorrast Eestis. Igatahes selline ajakiri, teil on võimalik seda tellida veel, kuna numbreid ei ole tegelikult väga palju. Kindlasti on siin kuskil descriptionis kirjas, kuidas te seda saate teha ja palun olge kiired, soovitan kõigil lugeda ja õnnistusi teile.